Millal sina viimase alkohoolse joogi jäid? See on päris täpselt meeles, see oli kuupäeva siiski ei mäleta, aga paar päeva enne 6. maid 1994 ehk 21,5 aastat tagasi. Sa nimetad ennast ikka veel alkohoolikuks? Mitte ainult, ma olen alkohoolik. Ma mitte ainult ei nimeta, ma usun seda. Mis see tähendab? Ma kujutan ette, et seda võib olla raske mõista. Ja ma saan sust aru. Saan sust väga hästi aru, et see on väga levinud see, et alkohoolik, see sõna tähendab midagi niisugust sitast või asotsiaalset või kuritegelikku, et see on nagu sünonüümiks muutunud. Minu kogemus, mis on nüüd väga pikk alkohoolikutega niisugune tegelemisel, vabatahtliku sotsiaaltöös, räägib väga selgelt üle 20 aasta seda, et alkoholism või alkohoolikuks olemine ei küsi ei parteipiletit, ei rahakoti sisu või kontonumbrid ega seksuaalseid eelistusi ega soopoolt. Kõik need asjad ei ole üldse määravad selle puhul. Ehk teisisõnu, see on haigus. Haigus, mis korra välja kujunenuna, seda ei ole võimalik täiesti terveks ravida. Aga sellega võib edukalt elada. Ma olen siin paaril korral kuulnud ütlemas seda, et kui sa jõid, siis viimase aasta jooksul ei olnud sa ühtegi järgnenud tundi kaine. Võimalik, et see on veidi liialdatud või kuidagi, ma olen võib-olla, mul on väga raske selle kogu täpne olla. Ja see on... Aga laias laastus. See tõepoolest kehtib, sest et ma olen väga palju kuulnud alkohoolikute kogemusi sellest, et on tsüklijoodik. Et minu niisugust asja lõpus ei olnud kindlasti. Oli üks pidevalt niisugune auru üleval hoidmine, vähemalt aasta järjest, ja vahel läks siis ka joomiseks. Aga see oli niisugune pidev protsess. Milline su päev siis alkohoolikuna välja nägi või joov alkohoolikuna siis? Seoses tööga tuleb kohe meelde, et mul mingi ime läbi õnnestus mindi visatud välja minema töölt. Et ülemused küll korduvalt panid käskirju üles ja olin niisuguseks peksupoisiks selle koha pealt vähemasti. Ja korduvalt need viimased hoiatused, ma arvan, et nad oleks võinud siiski selle asja ära teha, et lõpuks ma jäin ikkagi kaineks ja jäin, töökoht jäi alles. Mul tuli üks huvitav seik meelde üks kord, kui sa veel jõid, helistati teatrist koju lauatelefonile. Ja küsiti, kus sa oled. Et sa ei olnud ilmselt oli etendus hakkamas ja sind ei olnud veel kohal. Ja ma ütlesin, et isa just läks kodust, et ta on purjus. Ja siis pärast sa olid natukene pahane mu peale, et ma seda ütlesin. Ja. Äkki ei oleks keegi aru saanud. See on nüüd alkohoolikule väga tüüpiline käitumise viis. Mina alkohoolik, mina täis, lolliks läinud või? Natuke võtnud, ma ei ole purjus. See on hästi, hästi normaalne alkohooliku mõtteviis. Nii et kui mul on sünnis veel praegu, sellepärast vabandas ja andeks, et ma... Ei, ära muretse sellepärast üldse. Sa tegelikult isegi oled vabandanud korra. Aga veel kord ütlen, see on väga tüüpiline alkohooliku viis, see ei ole midagi imestamisväärset. Mina täis, mina purjus, mina võtnud, lolliks läinud. Ja sel hetkel alkohoolik tõesti usub, et see ei ole tõsi. Ma pean seda ka tunnistama, et ma olin siis väike muidugi, 94, ma olin 9-aastane, kui sa lõpetasid. Aga mulle meeldisid, kui sa purjus olid, sest sa olid lõbus siis. Ja. Me oleme korra sellest rääkinud. Oleme, jah. Ja, ühe korra tõesti. Ja mind see natukene üllatas, sest mina mõtlesin, et seal ei ole mitte midagi head olnud. Aga siis jäin järgi mõtlema enda kodule. Täpselt sama kogemus. Minu kodus ei joonud vanemad, praktiliselt üldse. Isa olen ma elus näinud purjus paar korda, mõned korrad, kus ta oli purjus. Ja see oli vaimustav, missugune ta siis oli. Siis ta oli hea lahke, tal oli alati halvaad või kommi. Siis ta oli täiesti teine inimene. Ja võimalik, et sellest ma juba sain mingi pinni, et kui inimene purjus, et see on midagi väga head ja ilusat. Ja mõistagi kõik see 20 aastat ma kuskil jõin, esimesed 5 aastat oligi täielik jess.
see oli sõprade hulgas, see oli see, kus ma naiste hulgas olin edukas, mitte et ma muidu võib-olla väga äpu oleks, mitte seda, aga see tunne, mida alkohol andis mulle 15 aastat, ei ole mitte millegagi võrrelda. See on täielik tunne. Aga mis sa arvad, mis mõju sellel on lastele, kui nad näevad oma vanemaid joomas? Seda päris üheselt vist on keeruline öelda. See oma kogemus on nüüd küll niisugune, kui ma meenutan, mis lapsega, et see on midagi niisugust väga huvitav. Aga mul endal ei ole seda, aga ma olen näinud nii palju seda, kus on tekitanud kohutavaid auke lapsepõlve. Ja need hästi suuri auke ja kuidas lapsed ütlevad, kui natukene juba pea hakkab kandma, et mina mitte kunagi alkoholiga ei hakka või ei võta suu sissegi. Ja paradoks küll, nii palju mõnestki on saanud alkohoolik samamoodi. Et see mudel lahendada mingisuguseid oma psüühilisi pingeid kandub ilma selle niisuguse sõnalise soovituseta edasi kuidagi nagu otse vanemalt lapsele. Et see on nagu parandab, see on niisugune seadus, et laps võtab lõppeks mitte selle sõnade järgi, vaid kogu käitumise järgi ja see mudel töötab rohkem. Pean tunnistama, et minule meeldib napsu võtta. Nii. Et ma saan sust aru. Jaa. Aga kas see võib üks faktor olla, et ma kunagi nägin sind ja sa meeldisid mulle purjuspäeva? Ja et selle pärast, see võib küll olla, et see on üks asi, mis kindlasti esimese ja joomise algatuse peale mõjub positiivselt või tõhusalt. Nüüd, kui sul on hirm, et äkki läheb kunagi hulluks või niimoodi, et seal peaks olema tähelepanelik, aga see ei tähenda sugugi, et kui mul esialgu viin meeldib või alkohol meeldib, et siis minust paratamatult alkohoolik saab üldse mitte. Neid nagu tüüpe on rohkem kui 1, 2 või isegi 3 alkohooliku tüüpe. Väga selgelt võib välja joonistada niisugusele inimest, kes üldse ei tarvita alkoholi, kes pisut natuke vahest, kes mõõdukalt, kes üle piiri, julgelt mõõdukalt, need on need kogustega niimoodi on mingisugune kokkulepped olemas. Siis on 11% Eesti täisealisest elanikkonnast on sõltlased, see on ka nii statistiliselt kindlaks tehtud, on alkoholist sõltuvad. Ja siis üks osa veel sellest, kes palju joovad või rohkem kui vaja oleks meie ühisarvamuses, on lootusetud tüüpi alkohoolikud. Ja võt niisuguseks jõin ennast mina ka. Ehk teisisõnu, sealt enam tagasiteed ei ole. Ükskõik kui kaua mina ei ole ka kaine. See ei sõltu see minu järgmine jooma niisugune käik ei sõltu sellest, kui kaua ma kaine olin. Et ma olen seda palju näinud. Mul ei ole hirmu selle pärast, et ma nüüd äkki homme hakkan jooma, mul tõesti ei ole seda hirmu. Aga ma tean ja usun seda, et ma jätkan sealt, kus ma maikuus 94 lõpetasin. See on jätkukoht. Nii on kogemused minu ümber näinud. Ma saan palju alkohoolikatega päevaselt kokku. Räägime natukene nendest alkoholipiirangutest või reklaamipiirangutest, siis ka kuidas sa üldiselt nendele vaatad, sest kehtima hakkavad reeglid, mis seavad päris karmid piirangud näiteks alkoholi telereklaamile? Minu jaoks nad liiga karmid ei ole. Et ma olen ilmselt väga radikaalne, ma ei ole marukarskuslane, ma olen kaugel sellest, et ma mingi marukarskuslane olen. Ma olen tõesti aktsepteerinud seda, et igalühel on õigus talitada just nii meie vabas riigis. Nii nagu ja seda ma võin kinnitada, sa isegi ostad hea meelega vahel mulle õlut, kui me söömas käime. Või mis hea meelega, aga on juhtunud, et keelanud. Mul ei ole sellega probleemi, kui see on õige, tõsiselt mitte. Aga nüüd, sest milles küsimus tegelikult probleem on? Mitte selles, et alkoholireklaam soodustab joomist. See ei ole üldse probleem. Või see, et kui ta nüüd vähendab, et piirangud ei vähenda tarbimist. See on eksitav. Vähendab ainult küsimus selle, et see mõju on väga väikene. Seda on kindlaks tehtud, et piirangud vähendavad, aga tema mõju on kaugelt, ei ole nii soovitav, nagu suurem osa seda sooviks. Nüüd küsimus on selles, kui palju ühiskond, et niisugune rahulolematus vaibuks, on nõus kinni maksma seda kahju,
mida alkoholi tarbimine siis tekitab. Kui palju ta on see nõus, niikaua kui ta rahulolematuks muutub. Et see on nagu probleem. Ja selles mõttes tasub täiesti tõsiselt võtta iga kõige väiksemat kröömi ka, mis viib sinna poole, et meie ühiskonnas see kohutav jama tegelikult. Sügavale vajunud viinakatk, see võitlus jääb, on ja jääb. Aga et need kahjud, mis tekivad, oleks väiksemad. Kas oleks ka mingisuguseid selliseid häid abinõusid, mis tõesti võiksid nagu suuremat mõju avaldada positiivselt? Ei tea, ilmselt ei ole. Et ma vägagi mõistan kogu tootjate seda tagajalgadele minekut, et appi, mis see tähendab, et poed, väiksed maapoed ja kus see käive tuleb ja niimoodi. Ja see kõik õige ja see ongi tõsine probleem. Ikkagi tuleb kaaluda sellest. See kutt, kes maapoest ostab viina, ütleme hommikust õhtuni ja sõidab 2 või veerand tunni pärast kellegi surnuks täis peaga, et kus on, tähendab, seda tuleb kaaluda, et see arukas oleks ja tegelikult ühiskonnale vajalik. Mina töötan reklaami vallas, nagu sa tead, pean tunnistama, olen ka teinud alkoholireklaame. Häbi ka on või? Ütle ausalt. Ära häbene. Ma ei mõtle sellele niimoodi. Okei. Minu meelest ei ole häbeneda suht midagi. Et ma olen tasakaaluks ka teinud sotsiaalreklaami. Ma muidu olen tore inimene, aga vahest sigatsen. Ma ei näe seda sigatsen. Ei, ma viiadan. Tähendab, minu jaoks on see ikkagi, et inimesed teevad oma otsused lõpeks ise. Eks minu teod võib-olla mõjutavad neid natukene küll, jah. Aga et ma proovin seda vastutust endalt ikkagi vist natukene ära. Okei, vähemasti et see küsimus on tekkinud. See probleem on olemas. Veel hullem mul seda üldse ei oleks. Kuidas mina olen pooduga seotud? Minul on köietehas. Selle koha peal peaks olema üks looja ettevaatlik. Me peame päris kaaluma seda, mis meie sõnade taga on, mis meie tegude taga on, ka siis, kui nad tunduvad positiivsed, ilusad ja head olema.